Head jooksjalugejad ja spordisõbrad ning kõik inimesed, kellele Eesti sport korda läheb. Ajakiri Jooksja ilmub meil juba 12 aastat, aga nüüd otsustasime käivitada uue rubriigi, kus siis vahetult sportlased saavad teie küsimustele vastata. Teie lugejad, tellijad olete meile ju kõige tähtsamad. Ja meie ees on siin Eesti meeste maratonitiim. Vasakult siis Roman Fosti, Kaudi Kivistik ja Tiidrek Nurme, kes harjutab siin Keeniasid tennis juba mitmeid kuid ja valmistub uueks hooajaks ning Euroopa meistrivõistlusteks augustis Saksamaal Münchenis, kus siis on suur eesmärk ja plaan võtta medal meeskondlikult. No esimene küsimus siin ongi tulnud, et keda siis ikkagi peate EM-il oma põhilisteks konkurentideks? Tiidrek, äkki sul on ülevaade hea? No eks me arvame, tähendab ma räägin enda arvates on Saksa koondis on kindlasti üks kõige tugevamaid koondisi, teades, et on noorem mehed peale tulnud ja kes ei ole veel oma jookse ära teinud. Aga siinkohal ma annaks võib-olla Kaurile või Romanile, et mis te arvate peale Saksate, kes veel on tugevad? No Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Belgia kindlasti jah ka. Aga Poola koondis ka tegelikult on ikkagi selle 20 mehi on päris palju. Ja nii et konkurentsi on. Palju sõltub muidugi sellest, et kes välja pannakse, et vahetult enne on ju maailmameistrivõistlused ja nüüd nad peavad ära jagama, näiteks Belgia koondis peab otsustama, et kuhu läheb näiteks Bashir Abdi, et kas ta läheb MM-ile või läheb EM-ile, et see sõltub ikkagi nagu valikutest. Just ja ka sellest ju, et kes on selleks ajaks heas vormis ja kellel on võib-olla mõni vigastus ja ühesõnaga nii, kuidas need võistkonnad komplekteeritud saavad. Aga loodame, et meie tiim on siis parimas koosseisus ja parimas vormis Saksamaal kohal ja läheb medalit võtma. Aga järgmine küsimus puudutabki meil Keeniat, et siin Keenias teete juba mitu kuud trenni. Milline on kõige raskem treening olnud siia maale teil? Võib-olla iga mees siis ütlema kõige raskema treeningu lühidalt ära, mis on siin Keeniasid tennis ette võetud. Kuna mul on olnud vähekese nõrgem aeroobne baas, siis ma olen tulnud, et ikkagi pikad jooksud on minu jaoks rasked trennid olnud. Rasked trennid on võtnud palju energiat ja taastumine on nendest pärast olnud aeglasem. Kui pikem on see kõige pikem jooks? Kõige pikem on mul siin 31 kilomeetrit laagri jooksul. Kuidas sul Kaur? Minu kõige raskem trenn ilmselt oli 400 meetrised mäkkejooksud, et see maht oli päris suur ja mäkkejooks on nagu Keenias on alati väga raske teha. Et kõrgmäestikus see hapniku vaegus tuleb mingi hetk peale ja see tagasi mäest alla joostes see taastumine ikkagi ei ole nagu nii kiire kui meretasarine. Absoluutselt, seda ma olen siin isegi kogenud, et mäkkejooksud pole siin kerged. Mitu korda tegid tookord? Ma isegi mäleta palju, ma tean, et tund aega läks nagu terve 60 minutit läks nagu edasi-tagasi, et ma ei tea, isegi täpselt ei mäleta palju neid kordusi tuli, aga tund aega nagu, et igastahes maht oli korralik. No midagi kerget siin tõesti ei olnud. Tiidrek, kuidas sul? Mul oli rohkem aega mööda ja ma ütlen, et oli selline jooks nagu pool maratoni jooksin siin nagu kiiris tempos 68 minutiga siin 2100 meetri kõrgusel, et see oli kindlasti üks tugevamaid treeninguid. Et on teisi ka, aga selle tooks välja. No tõesti väga tugev treening, 2 korda 68 on ju 2.16 teeb maratoni tempo. Nii et igaüks ju oskab arutada. Nii, aga järgmine küsimus lähebki loogiliselt siit treeningutest edasi, et millised on kõige tähtsamad taastumisvahendid, et oma rasketest treeningutest välja puhata ja uuteks pingutusteks valmis olla. Siin majas on meil näiteks jäävann, mis on täiesti elementaarne asi peale koormust. Meil on olemas füsioterapeut Peeter Nigol, kes tuli meile külla siin 3 nädalaks, et meid siis aidata. Lisaks on igasugused sellised tehnilisi vidinaid nagu Normatec ja veel mingisuguseid vibreerivaid aparaate. Ja on ka sellised toidulisandid, mis võiksid ka nagu aidata kaasa siis kiiremale taastumusele. Kuidas Kaur üldse toiduga näen, et sa teed ise siin tihti süüa, et kuidas see Keenia toit ja ikkagi omale toidu tegemine on ikka see, mis näitab või mis annab sul võimaluse süüa seda, mida sa ise tahad ja õigeks pead?
jah, mulle nagu meeldib ise teha, siis ma tean, mis ma söön nagu ja lisaks see Keenia söök siin, ütleme küla peal, kui sa ikka juba siin 3 nädalat oled seda söönud, siis see on lõpuks nii üksluine, et ise tehes sa ikkagi maitsestad ja teed söögi selliselt, et see oleks nagu hea, et mina alati lähtun sellest, et söök võiks ikkagi maitsta ka nagu hästi, mitte lihtsalt kütustama. Kasulik olla. Ja, just. Ja Roman... Ma lisan võib-olla juurde ainult siis sellise une asja, et kui ka päeval magad ja õusil magad hästi, siis taastumine on kindlasti palju parem. Ja muidugi stressivaba mõtlemine, et kui sa siin tead stressikas oled, siis ma olen ka tähelepanu, et ikkagi see taastumine on ka aeglasem. Absoluutselt, seda ma arvan tunnetab igaüks, kes siia Keeniasse tuleb ja siin mõned nädalad veedab, et see tõepoolest nii on. Aga järgmine lugejate küsimus on siis selline, et milline on teie tavaline päevakava Keenias? No mina olen pühapäeviti küll käinud kuskil ringi. Kas näiteks kapsapett, kus on teeistandused, mida ma sinna alles avastasin. Võib-olla siis mõnikord lähed Eldoretti linna peale, kas või kinno või siis ujuma või sauna. Ja eks muidugi viimane nüüd kuu pole eriti käinud, siis oled muid tegemisi ja on tulnud ka siia külalisi. Aga püüab ikka vahepeal liikuda, et päris nunna moodi ei istu toas. No ilmselt teised mehed ka, Laur just käis päevkirjakud vaatamas. No jah, eks neid ütleme trennivabasid päevi on nagu päris vähe olnud, aga selliseid päevi, kus oled oma treeningu ära teinud ja pärast lõunat saad kuskile minna, et mõned korrad on käidud ja värskendab vaimu, kui ikkagi looduses või kuskil siin midagi avastad, et mõned ringkäigud on ikka tehtud. No üldiselt ma olen võtnud sellise reegli, et kord nädalas võiks ikka majast välja minna, sest elu käib meil päris palju maja ümber, olgugi, et me treeningutel oleme, aga tuleme, lähme ikka siia samasse majja. Aga alati ma olen tähele pannud, et selliste väljasõitudega kaasnevad ka riskid, ehk siis haigestumine ja ma ütleks, et meiegi hulgast on haigused seetõttu läbi käinud, et oleme läinud vabal päeval kuhugi, kus me siis haigestume. Ja sellega peab arvestama, aga teistpidi minu puhul näiteks viimasel ajal ma ei ole eriti kuskil käinud, sest hetkel on meil siin majas 14 eestlast olnud ja see on alati olnud pigem teiste inimeste väljasaatmine erinevatesse turismipiirkondadesse ja nemad tulevad oma infoga tagasi ja ma saan oma selle nii-öelda kogemuse juba teiste kogemuste näol kätte, et alati nagu tunnen, et ei peagi igal poole. Kuidas on teil omavaheline läbisaamine, et see on nagu ju teate, et siin kogu aeg ninapidi koos kõik ja peate pikki päevi veetma ja trenne ka tegema ja võib-olla väike selline nii-öelda konkurents ka teinekord ja et kuidas olete hakkama saanud? No jah, eks me oleme kõik päris erinevad inimesed, aga õnneks peale nagu selle, et me siin omavahel koos oleme, on meil ka päevas päris palju aega, kus me ikkagi saame omaette olla, et päris nagu 24/7 ei pea ju olema ja kuna siin on ka teisi inimesi, kellega suhelda, siis ma arvan, et see võib-olla on ka hea, et kui me istuksin kolmekesti koos ühes majas, ma arvan, siis tekiks neid pingeid kindlasti rohkem, et praegu need teised inimesed või kas või pereliikmedki, ma arvan, hoiavad teatud nagu pingeid kindlasti ära, et selle tõttu on võib-olla lihtsam, et see seltskond on suur nagu. Pikama mehed on vist üldse selline. Ja ma lisaks, muidu me siin ei olekski, kui me hästi läbi saaks, et tänu sellele, et me ikkagi normaalselt üksteisega läbi saame ja mõistame ja eks muidugi tuleb väsimus ette ja siis pahandada üksteisega, aga lõpuks oleme kõik täiskasvanud inimesed ja teame, mille nimel me tööd teeme ja kuhu me tahame jõuda, et need pinged jätame tahapoole. Ütleme nii, et minu puhul ma olen tähele pannud, et oma vigade tunnistamine on oluline. Ehk siis ma muidugi tahaks olla see hea partner, kes kellegi tülitse ja kes on kõige vastu helde hea, aga see ei ole võimalik. Aga ma ütleks küll, et ma olen pidanud nii Kauri kui Romani ees elu jooksul vabandama oma käitumise pärast.
ja noh, ma olen tähele pannud, et selline asi noh, aitab parandada ka edasist koostööd. Absoluutselt, suur eesmärk ju ühendab teid. Kuidas nii kiiresti joosta? Väga raske sellele muidugi lühidalt niimoodi vastata, aga võib-olla iga mees siis ütleb oma sellise nii-öelda põhinipi ära, mis aitab teil kiiresti joosta ja veel nii pikka maad nagu maraton. Tegelikult see on väga lihtne nagu, et esiteks pead olema järjepidev, jooksma ala lõpmata aastast aastasse ja siis nii see tulemus tuleb, et ega see järjepidevus on kõige tähtsam, et siin ühe kuuga või ma ei tea, nädalaga ei tee midagi, et siin on 10+ aastat vaja ja terve see aeg järjepidevalt ka jaanipäeval ja jõululaupäeval vaja trenni teha, et nii see tulemus tuleb nagu. Ja võib-olla lisaks, et õigel ajal õiged asju tehes, et see ei ole nii, et ma nüüd, mida rohkem ma trenni teen ja seda tugevamaks või kiiremaks ma saan. Tegelikult on ikkagi see, et sa pead treeninguid ka vaheldusrikkaks tegema, teadma, millal, milliseid trenne sa teed ja ka taastav jooks peab olema taastav jooks, mitte see, et sa iga kord jooksedki seal segarežiimis. Ma veel lisaks, et ma ei tea, kes see küsija on, aga kui on harrastaja või isegi kõvem tegija, otsida ja leida endale treener. Ehk siis ma arvan, meie siit ei saa lühikese lausega seda kokku võtta, kuidas ühte inimest kiiresti jooksma panna, et see on see, mida ma olen alati soovitan neile, kes minu käest nõu küsivad, et otsige endale treener. Neid Eestis on olemas ka. Muide veel reklaamin, Roman on alustanud siin treeneri karjääri, et võtke Romaniga ühendust. Panen kiiret jooks. Tehke algus ära ja kui Romani karjäär kunagi lõpeb, siis saate süvitsi juba treeningutega edasi minna. Nii et need on head nõuanded. Järgmine küsimus, et miks jõuab Eestis tippu nii vähe sportlasi ja tihti jõutakse teiste riikide abiga, nagu näiteks Kristjan Ilves on Norras harjutanud ja mis ikkagi võib nagu selle põhjus olla, et kas siis Eesti spordisüsteemis või oludes? Väga selline filosoofiline küsimus, eks sellele on raske leida ühte sellist vastust. Muidugi me Eesti spordipoliitika on võtnud selle, et me ei toeta suurte rahadega suurt massi, et kui me võtaksimegi eesmärgi, et toetame palju sportlasi ja küll sealt ikkagi midagi välja nopib, et seda teed me ei ole läinud ja eks paraku nii on olnud, et me pole võib-olla välja ka valinud neid spordialasid, mida me tahaksime eelis arendada, et kui me võib-olla teeksime seda, et siis kindlasti tuleksid ka tipud sellel alal. Eks ma olen ju näinud ka, et Eestis näiteks käsipallis on mingid teatud piirkonnad ikkagi väga head, eks on ja väiksed kohad, aga mängivad hästi. Seal ongi see, et nad on keskendunud sellele asjale. Aga jah, võib-olla ongi see, et Eesti pole nii rikas, et siis nii palju sporti panna. Aga ma arvan, et võiks mõelda jah, et kas me tahaksime mingid spordialasid eelis arendada või mitte. No, ma veel lisaks, et tegelikult pole olukord üldse nii hull. Me siin alles äsja elasime kõik koos kaasa Kaia Kanepi mängudele ja 2 naisteni, siis ta on maailma tipus ja Kristjan Ilves on ja just selliseid individuaaltegijaid on tegelikult läbi murdnud küll ja küll. Võib-olla probleemsem on just selliste meeskonnaaladega, kus on vaja lihtsalt nagu rohkem nii-öelda sportlasi ja suurtel riikidel on eelis lihtsalt. No kui meiega on tegemist, me oleme siis sellised pikamaajooksjad, et see ei ole väga selline glamuurne ala ja ütleme, seal ei liigu ka sellist võib-olla finantsi ja võib-olla sellist au kui mõnel teisel spordialal, aga eks see on jah väga lai küsimus, sellele nagu vastata nii üheselt nagu ei saa, aga eks see on Eesti spordisüsteemi nagu küsimus, et kuidas seda Eesti sporti nii juhtida, et siis oma ala tegijad ikkagi välja tuleks ja Eesti kergejõustik, me ei saa täna öelda, et meil oleks vähe tippe näiteks jooksus, kui meil on praegu 3 mees siin, kõik on olümpiamängudel käinud, siis kuidagi me ikkagi sinna saime, et igal ühel on oma selline huvitav lugu. Absoluutselt, Eesti kergejõustikus on ka palju noori andekaid tippe, nii et selles suhtes on tulevik minu arvates väga helge, aga riik ja kõik, kes seda juhivad, peaksid mõelma, et sport on ikkagi see asi, kuhu tasub tulevikus panustada. Järgmine küsimus.
mida peate üksteise tugevusteks? et kui siis mina räägiksin Kaurist ja Tiidrekust, no Tiidrekul on väga palju tugevusi ja ütleme, et väga tugev mootor ja väga vähe vigastusi olnud, et ju ta on teinud palju erialasi harjutusi ja hästi analüüsinud. Ja kui Kauri puhul, siis Kauri puhul on väga tugev spordihing, et ta ei anna väga kergelt alla. Ja eks viimastel aastatel on näha olnud, et on see lõpusport on ka ikka päris teravaks läinud. Et selle on ta ka saanud päris teravaks, jah. Kui vanasti võib-olla ta ei olnud 800 konkurentsis, siis praegu vaatad, et mida vanemaks läheb, seda isegi teravamaks läinud. Seda ohtlikum. No väga hea. Lihtsalt on oma vigadest õpitud, kui sa ikkagi 5+ aastat oled pidevalt teine, siis tuleb teha korrektuure. Ei saa nii jätkata. Aga jah, kui ütleks, et mõlemad on väga professionaalsed sportlased, et ma seda olen vähemalt nende poolt õppinud. Et ma ise ütlen, et minu üks sellised miinuseid, suurem miinus ongi see pealiskaudsus ja võib-olla, et ma ei ole nii professionaalne olnud. Aga need ma olen rohkem kokku ennast võtnud, eks vanus on ka selline, et no siinkohal ma natuke kõrvalt vaatan ja vaidleks Romanile vastu, et võtan oma võimaluse. Et kui me siia laagrisse tulime, siis saime kõik endale Polari käekellad ja Roman võttis meid siin samas tooli peal ette ja õpetas meil neid kasutama. Ja päris hästi see, kuidas ta seda seletas, noh, ma ütleks, et see, kuidas ta on integreerinud kaasaegset tehnoloogiat siis treeningusse ja nendesse taastumisvahenditesse, siis minu arvates ta teeb minule küll kahekordselt silmad ette, et kõik need asjad, mis Eestis ikkagi on saadaval on spordi meditsiinis või siis taastumise poole pealt vaadatuna on Ronka nagu ära kasutanud, et võib-olla see, et ta ütleb, et näed, et meil on nagu see tugevus, aga tegelikult noh, see, mis on temas ka, mida ta hindab ja oluliseks peab, ikkagi ta rakendab seda, et siinkohal ma ei arva, et tal see nagu nõrkus oleks. Aga teine asi, noh, ma võiks terve nimekirja asju mõne mehe kohvi tuua, aga võib-olla, et mitte pikale minna, siis ütleks, et Roman on selline järeleandmatu kujul. Ja mõnes mõttes, noh, selles mõttes, et vaatame tagasi aastasse 2003 või millal sa seal kuskil Jamaikal maailmameistrivõistlustel jooksid, oli vist see aasta? 2002. Et noh, see on nagu müstiline ja täna on 2022. Ja mees ikkagi võistleb maailma tasemel jooksuvõistlustel, et mis näitab seda, et mees kõik need 20 aastat on kuidagi läbi vedanud ja niimoodi, et tänagi on nii kõva, et see näitab tema sellist järeleandmatust ja veel hulk igasuguseid asju, mida ma kindlasti, noh, mida ma tema juures hindan. Kaur istub siin, noh, ma olen täiesti nõus sellega, mida Ronka välja tõi, aga lisaks ütleks, et ma näen tema tugevusena natuke isegi selline spordiväline asi on see, kuidas ta nagu oma pere suudab integreerida oma tegevusse. Ehk siis täna, kui me oleme siin Keenia treeninglaagris, siis tal on siin ema, tal on siin poeg, noh, elu on ümberringi, aga samas ta teeb oma asjad ära ja on ikkagi nagu edukas. Ja teine asi, mida ma viimasel 2 aastal märganud olen, et viis, kuidas ta raskustest üle läheb, et see on selge, et tuleb igastusi sportlastel elulised küsimused, et see, kuidas ta on nendest läbi läinud ja täna ikkagi veel tegeleb selle spordiga, olgugi, et on viimased 2 aastat väga rasked olnud erinevatel põhjustel, näitab jällegi, et tal on selline vaim on tugev ja no ma ei tea, mis on see päris saladus tema mõttemaailmas, aga eks seda ma olen märganud, et mees on tugev. Nii et sisu on ja Kaur, mis on sul siis öelda Tiidreku ja Ronka kohta? Eks siin juba öeldi ju häid sõnu, aga võib-olla siis lühidalt, et ega Ronka minust kõige suurem tugevus ongi ikkagi see sama ökonoomsus, mis on selle 20+ aastaga nagu tekkinud ja see kogemus ja need teadmised nagu sellest treeningust, et see on kindlasti, ma näen võib-olla praegu see, kus ta korjab neid oma vilju nagu selle aastate pikkuse tööga nagu.
ja Tiidreku puhul noh, eks see treening on üks teema, aga ma näen Tiidreku puhul väga suurt plussi, mida mul endal ei ole, et ta suudab olla selline voolav nagu, et just otsuste tegemistel, et mina olen pigem siuke hästi strateegiline ja noh, ütleme niuke detailne asjades, aga Tiidrek suudab nagu noh, nii-öelda voolata ja paindlik olla ka teinekord treeninguid muuteski või võistlusi nagu valideski, et mulle nagu noh, mina nagu jah, olen pigem siuke detailne ja strateegiline nagu, et suudab olla selline, Tiidrek suudab hästi voolav olla. No väga hea, igal ühel oma stiil, aga kokku siis moodustub selline nii-öelda ühtne tervik. Nüüd tulevad ka sellised individuaalsed küsimused meestele, et Roman, sinu käest on küsitud, et olid aastaid Adidase tiimis erinevate mudelitega, nüüd jooksed Nike'idega. Kas mingid oss sobib paremini, kas nüüd Nike või mille järgi sa oma neid jalatseid valid just siin? Sai räägitud ka, et sa oled hästi teadlik ja nii-öelda analüüsiv sportlane. Ja, eks ma tean, milline jalavõll mul on, kas mulle kindlasti ei sobi jäiksuss, ehk siis see, kus on toestus. Ma olen valinud ikkagi sellised neutraalsed tosud, aga ausalt öeldes ega mind väga nagu ei ole oluline, et kas see on siis Nike, Adidas või mingi muu, et see, mis antakse, see tuleb jalga panna ja eks muidugi on omad lemmikud ka vahepeal olnud, et näiteks Adidase puhul Boostid, et ma nüüd kisain siin manager'i käest uued Boosti tossud ja Nike'il on omad lemmikud ja muidugi võistlussussidena praegu noh, paraku Nike'ile ei saa keegi väga vastu, nii et olen kasutanud Nike susse ja jah, ütleme tippsportlasena ikkagi vaatad ka seda, et sa pead olema nii-öelda vigastusvaba, nii et suss peab sulle sobima ja kui sulle meeldivad need, siis paned jalga. Just, tähtis on see ka, et oleks see mees, kes sinna sussidesse astub nii-öelda tasemel. Nii see on. Aga küsimus Kaurile. Me juba vist peaaegu vastust teame, aga Kaur, millal sa jooksed siis oma esimese maratoni? Jah, 20 veebruar see linnas. Ja eesmärk on siis? Esimene eesmärk on finišisse jõuda ja järgmine eesmärk siis on kiiresti joosta. Kas sa mingisuguse nagu miinimumaja oled pannud, et millega kindlasti tuleks see läbi? No ma arvan, et 2.20 võiks olla nagu siuke nagu kõige miinimum, et noh, ise ma ikkagi loodan sealt nagu kiiremini joosta. Aga noh, esimene eesmärk on ikkagi hea tundega lõpetada ja saada tunda seda nagu, seda distantsi. Just, et oleks pinge maas, et üks maraton tehtud ja saab edasi laadida. Jah, täpselt. No nii, Kaurile veel ka järgmine küsimus, et Kaur, et kas sa oled seoses maratoniks valmistumisega ja maratoni treeningutega kuidagi ka oma jooksustiili või tehnikat muutunud või proovinud muuta? Natuke ikkagi erinev kui staadioni joosta või lihtsalt... No selles mõttes teadlikult ma küll mingit muutust nagu praegu pole teinud, et eks ma arvan, esimene maraton näitabki, et kui ikkagi seal noh, jah, mingid nagu lihased nagu valusaks saavad, et siis ilmselt võib-olla tuleb nagu mingid korrektuure teha, aga praegu küll ma nagu teadlikult midagi muutnud pole, et võib-olla see treening ise on nagu tehnikat noh, selle võrra muutnud, et ikkagi mahud on olnud, just ütleme siukse maratoni spetsiifilise treeningu mahud on olnud suuremad, kui ma olen harjunud ja võib-olla seetõttu on tekkinud nagu mingisugune teistsugune ökonoomsus nagu. Aga teadlikult ma ise nagu midagi muutnud ei ole. Järgmine küsimus ka sulle, kas takistusjooks on nüüd minevik? Või tuled Eestikat veel välja, võtad ikka kulle ära? Ei no ma arvan, et Eesti tasemel ma kindlasti ei ütle, et see minevik oleks, aga ma praegu ei välista nagu midagi, et ei ühte kui teist, et kindlasti ei saa nagu väita, et oleks minevik. No nii, ja hakkamegi küsimustega lõppu jõudma, väga huvitavad sisukad küsimused ja Tiidrek siis saab panna siia sellise väärilise punkti, et küsimus on ka muidugi selline nii-öelda väljakutsu, et Tiidrek, millal sa plaanid siis Eesti maratoni rekordi üle joosta?
no ütleme nii, et tahet on, motivatsioon on ja tööd ka teen, aga aastad on näidanud, et sport peab jääma spordiks, et ma panen eesmärgi küll, et ma tahan joosta kiiremini kui Pavel Loskutav jooksis. Aga millal see nüüd toimub, kas siin sel aastal või järgmine aasta, ma saan öelda seda, et kui see toimub, siis see toimub lähi 3 aasta jooksul, et igal juhul ma töötan selle nimel ja aga noh, siiski praegugi me oleme siin, mõtleme rohkem Müncheni peale, mis on tiitlivõistlus ja üldiselt tiitlivõistlustel rekordid ei joosta. Seega ega neid võimalusi palju ei ole, et noh, loodetavasti siis lähi 2 aasta jooksul ma ühe sükse jooksu saan, kus ma heas vormis olen ja kus on ka hea võistlus. No ärgem unustame, et siin sinu kõrval istub veel 2 meest, kes on ka ikkagi väga kõval tasemel ja mine tea, mis siit veel tulla võib. Nii et igal juhul hoiame teile pöialt ja suur tänu vastamast jooksjalugejate küsimustele ja head valmistumist siis edasi tulevaks hooajaks ja tähtsateks võistlusteks ja loodame, et siis kõik eesmärgid täituvad. Palju edu! Aitäh!